Täna on Elronil 38 rongi. 18 neist on elektri ja 20 on diiselrongid. Uued rongid on toodetud Šveitsi ettevõttes Stadler ja rongimudeliks on Flirt. Flirt tähendab kiire, kerge, innovatiivne regionaalrong. Kõige pikem rongkoosseis on meil 75 meetrit ja maksimaalne kaal on kuni 180 tonni. Tõsiasi on see, et rongide kiirus on hetkel 120 km tunnis, kuid loodame koostöös infrastruktuuri ettevõtetega seda kiirust tõsta. Võrreldes vanade rongidega on uued rongid oluliselt kergemad tänu alumiiniumist keredele. Uued rongid veerevad Jacobs tüüpi pöördvankritel, tänu millele ei ole rongidel enam tambureid. Tänu uutele haakesiduritele käib rongide omavahel kokku ja lahti ühendamine kiirelt ja ohutult. Seeläbi saame pakkuda oma reisijatele paindlikumat teenust, ühendades tipptundidel erinevad rongkoosseisud kokku. Uued rongid on ka keskkonnasäästlikud, sellepärast et pidurdamisel tekkiv energia kasutatakse ära rongi abisüsteemides või antakse tagasi kontaktvõrku. Rongijuhil on oma töös kasutada mitmed abivahendid. Esiteks, rongi enda diagnostiline ekraan. Siin kuvatakse kõik rongi mootorite, seisukord ja põhinäitajad. Siin kuvatakse rongi abisüsteemide töökord, uksed, kliimaseadmed, astmelauad ja kõik muu sarnane. Järgmise ekraanina on rongijuhil veduri elektroonilise pardasignalisatsiooni ekraan. Siin kuvatakse veduri foorinäidud. Siin on rongi kütuse kulu ja sellel ekraanil kuvatakse ka rongijuhi valvsuskontrolli signaal. Vedurijuhi valvsuskontroll tähendab seda, et rong kontrollib rongijuhi ärkvel olekut, andes helisignaali, peale mida rongijuht peab vajutama lülitit ehk surnud mehe nuppu. Kui ta teeb seda õigel ajal, siis sõit jätkub. Kolmanda ekraanina on rongijuhil kasutada reisija teavitussüsteemi ekraan. Sinna kuvatakse sõiduplaan, eri teated, mida ta saab salongi lasta ja valvekaamerate pilt. Rongi käivitamiseks on võti ja USB-pulk. USB-pulk on igal rongijuhil isiklik ja see salvestab kõik sõiduparameetrid ehk nii-öelda rongi must kast. Kindlasti on rongijuhi töötingimused väga head. Igale rongijuhile väljastatakse soliidne tööriietus ja töö toimub hubases kabiinis. On mugav tool, igas kabiinis on kliimaseade. Võib väita, et rongijuhtimise töö on sobilik ka naisterahvastele, mis kunagi oli kusjuures seadusega keelatud. Seega, Elron ootab Eesti esimest naisrongijuhti enda juurde õppima. Tänan.